puhta torika. Viisin Tapalle sinna Pagulisse. 7 tükki. Läksid Venemaale. Ja nad maksid hästi. Neil oli raha. Siis tuli Rootsi, et hakkas tahtma. Nad andsid muidu ära. Nii kui valuutat nägid. Läks, võtta. Olid kõik. Ja siis nad mõisid kõige parem. Rootslane võttis kõige parem. Ma ise viisin laeva mitu korda. Siin oli ratsanikud. Mõni hakkas päris nutma. Ta on eluaeg selle hobuse võrra sõitnud, eks. Ja müüma ta maha. Üks ülemus on. See mõis kõik, töökohas kõik mõis maha. Tühi oli kõik töökohas. Mitte midagi ei olnud. Ei traktori või mitte midagi. Mõisin Ukrainasse. Aga vaat siis oli see talongid aeg. Siis toodi meile selle eest jahu ja suhtus hobuste vastu. No ja siis seda, jagati rahvale ära lihtsalt. Kui maailmas on 360 hobuse tõugu ja nende hulgas sellest vana Eesti hobusest on 150 aasta jooksul välja arvestatud Tori hobune, millest on suudetud, see on ikka meeletu võit. Tori hobusel on üks eelis, mida ei ole ühelgi teisel tõugu maailmas. See on see tema edasimineku tahe, tema veotahe. Ei jääta palgikoormaga või heinavirnaga ei jääda pooledi teele. See on aastakümnete pikkude elutee tulemus. Kahju. Tuba on kohas. Tuba on kohas. Inimese jonn sees ja mina jään ainult ühte kuhu ma tahan jõuda nende hobustega. Ja hästi tihti muidugi pead sa mõtlema, kas see on ikka õige, aga välja ei tohi näidata. Me tahame muidugi jätkata seda traditsiooni, mis siin on Toris olnud kogu aeg, et Tori tõuaretust ja vähesemal määral ka Eesti tõuhobuse aretust. Kui kunagi muidugi hobuste hinnad paika saab, siis tasutame ära. Muidugi me näeme ka vaeva, et hobuste arvu uuesti tõsta, sest mida rohkem neid on, seda odavam on ülalpidamine. Ja muidugi tuleb luua kõrvale ka muid tegevusalasid, mis toetab seda hobuse kasvatust, toitlustus, mitte ka hobuste kliinik. Tahame siia meelitada rohkem hobusportlasi, meie maneesi tuleb täiustada, ka näiteks hipoteraapia, mis on üks kasutamata valdkond. Tori hobuse kasvandus on üks koht, kus üle Eesti Tori hobuseid ja ka Eesti hobuseid katsetatakse, toimunud jõudluskatsed, noorhobuste näitused, veokatsed, samamoodi ratsavõistlused, hobuste kontrollimine ühesõnaga ja siit on võimalik saada teenus igal hobuse kasvatajal. Ja siin peaks tulema siis riik meile appi, me arvame, et kas siis seda kohta just niipidi toetada. Praegu kas või näiteks Euroopa Liidu toetusi meil on siia väga raske peale saada, kuna me ei ole selle kasvanduse omanikud, me oleme rentitud ja toetusi saab taotleda siis ainult omanik. Muidugi kindlasti ei pea hobused ainult toetustest ära elama, et kindlasti hobune ise peab ikkagi ennast ära majandama, ta peab olema kasutatav pidevalt. Me leiame siin, et Eesti riik nii rikas ei ole, et lihtsalt ühte muruniidukit või kuidas seda hobust võiks nimetada näiteks üleval pidada, et hobune peab olema kasutatav ja müüdav
esimest korda Torisse tulles meeldis mul lapsepõlv sellest, et ma olen ka lapsepõlves käisin maal ja siin samas Torihobuse kontori kõrval oli veel autahvel püsti, et nagu iidses kolhoosi kontoris, kuigi oli Eesti Vabariik. Et küll pildid olid maha võetud, aga ja siis oli teisel pool teed hobusekasvuse väravas oli mingi NLKP aegne selline hüüdlause, et toodame hobuseid või midagi analoogset. Ja noh, külapoolt kas või, mis oli Kuldneteka vell. Nostalgia. Aegu tagasi olin ma siin hobusevõtlusest lühikest aega teel ja siis sai alustatud nagu turismiga siin üldse Toris. Varem, kui siin oli suur majand, turism kui selline nagu puudus majandi juurest täielikult. Inimesed nägid hobust läbi aia.